On aasta 2016, eelmisel aastal sai Rahvusvaheline Noortekoda 100-aastaseks. Sellel aastal saab Chase Toompea 25-aastaseks. Mina olen Elmo Puideta aasta 2002 Toompea koja president ja intervjueerin täna aasta 2007 presidenti Rain Piirit, aasta 2010 presidenti Ingelis Iisraeli ja aasta 2012 presidenti Raili Narist. Tere! 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 Alguses küsin hästi lihtsa küsimuse. Mis teist praeguseks saanud on? Rain? Praeguseks, praegu olen ma Telia Eestis ja olen kontroller. Mida kontroller teeb? No mina antud juhul siis tegelen sellise asjaga nagu kasumlikkuse mudeliga. Sisuliselt tähendab seda asja siis, et selline kuluarvestussüsteem, kus nagu siis kulud jagatakse siis teenuste peale laiali, et selle maailma manageerimine. Ma lootsin, et kõik raha on sinu käes, aga hea küll. Okei. Ingelis, ja millega sina tegeled? Võid mul ikka sikiga öelda, sellest on hästi. Jaa, ma kahtlustasin. Ja ma ei tea nüüd, kumb küsimus on, kas see, mis must saanud on või millega ma tegelen. Aga tegelen nagu Chase Ice'i sai tehtud maailma paremaks muutmisega. Läbi koolituste ja teraapiate ja nõustamiste. Ja eks see koolitus pisiki kunagi Chase'ist alguse sai. Ja täpsemalt aitan inimestel teha positiivseid muutusi oma ümbritsevas elus. Meeskonnatöös, teeninduses, koolitan juhte, alustavaid ettevõtjaid ja iseenda sees, et kui inimesed soovivad kogeda rohkem rahu, olla iseendaga paremas kontaktis, elada täielikumalt. Selliste asjadega tegelen, väga tore. Kõlab väga ägedalt. Raili, millega sina tegeled? Mina olen tänaseks teinud ära päris oma firma ja sain aru, et finantsid on minu teema. Vabal ajal on väga tore sõprade ja noortekojaga suhelda, aga kui ma tööalaselt ka tegin vahepeal turunduse tööd, siis natuke nagu jooksis juhe kokku, et ma ei saanud ennast kuskil nagu laadida. Ja nüüd ma teengi finantsnõustamist ja raamatupidamist. Laed ennast läbi raamatupidamise? Laen ennast läbi raamatut, maandan. Okei. Kõlab ägedalt, et siis ettevõtjad ja finantsistid ja koolitajad suurepärane. Järgmine küsimus siis tagasi vaadata aastasse, et mis olid lahedad asjad, mis juhtusid? Hakkame nüüd Ingelisest peale. Kui ma meenutasin seda aastat ja mõtlesin, mis mulle seal kõige rohkem meeldis, siis mulle meeldis see, et fookuses oli see, et hästi palju asju sai tehtud koos. Mulle meeldib inimestega asju koos teha ja mulle meeldib see, kui need, kes on nii-öelda eesotsas või juhatuses, ei tee asju koja eest ära. Ja kui ma sirvisin neid materjale, siis ma vaatasin isegi, et ikkagi lõviosa, et mitte öelda 100% ei ole võimalik, aga et 88% kodalastest olid kaasatud projektidesse või juhtisid neid ja päris mitmed senaatorid. Et see mind ennast inimesena, presidendina tol ajal väga rõõmustas. Aga muidugi sai tehtud suuri asju ka ju tol aastal 2010. Me tegime Eesti Koja aastakonverentsi Pärnus, mida Marju Raadik-Ansik ja Heidi Kokko vedasid. Ja Kerri Mägar tegi tervisekonverentsi, et päris suuri asju Eesti mastaabis, suuri asju. Võib-olla need on kõige säravamad asjad. Väga vahva. Raili, mis sinu aastal juhtus? Minu aastal, mille üle mul nagu süda väga rõõmustab, on see, et nagu Siki mainis koostöö kojaliikmete vahel, siis meie aastal 2012 Eesti Koja kõik presidendid tahtsid teha koostööd omavahel. See tähendab, et väiksed kojad tunneks ka, et nad kuuluvad suurde kogukonda ja aasta alguses kõige olulisem sündmus oli Tallinna kodade ühine üldkogu, kus sa tuled üldkogule ja on kohe saalis 150 inimest, siis on see ikka väga võimus tunne. Ja me tegime seda iga kvartal. Õnnestus väga hästi. Ja minu meelest sai nagu aasta niimoodi täie rauaga käima tõmmatud. Sel aastal oli suur heategevusprojekt Koos kooli,
mis ütleme nii, et võttis ära väga suure ressursi, aga samas see lõpptulemus, lõputseremoonia, mis oli augustis ja kus me saime ikka niisugust kõva meediakära ja väga positiivset PR-i, mitte ainult Toompea kojale, vaid seal oli nagu ka oli kõrgemale tõstetud Eesti Koda, kes sai väga ilusti pildile. Ja minu aastal sõlmisime EBS-iga tähtajatu koostöölepingu. See tähendab, meil olid olemas koolitusruumid ja see keskkond oli nagu väga õige suunitlusega just meie huvilistele mõeldes. Et noored tudengid said ka aimu, mis asi on JCI ja meie koolitajad said BWISE siis koolituste raames, mis oli nagu Tallinna kohast välja kasvanud, aga me puukisime sinna juurde vahepeal ka ärifoorumi. Et tegime mitut asja koos ja see tuli väga suurelt ja võimsalt välja. Et need on nagu siuksed olulised asjad, mis mul nagu meelde on jäänud. Ja siis muidugi see, et Varssavi koda sai meie sõpruskojaks. Uus Twinningkoda. Ja uus Twinningkoda, et üks juhatuse liige läks Varssavisse resideeruma ja siis me vormistasimegi niimoodi, kuidagi sattusime talle külla ja nii lõpus oli ja nii tore oli ja Varssaval ei olnud ühtegi sõpruskoda ja nende jaoks oli see nagu nii vippkutse, et win-win sai see ära tehtud. Suurepärane. Rain, kuidas sinu aastal? Jah, tehti vist teiste. Aga ütleme, mina sain üldse presidendiks ju selles mõttes nagu kogemata, nagu, et see, kes nagu algul nagu planeeriti nii-öelda EVP-na, nagu, et sellel olid vastavad asjaolud, nagu, mis nagu sundisid nagu kõrvale hüppama reebelt maha nagu, ja Ando seal nagu, ja Kadi tahtnud nagu kohe presidendiks hakata, nagu, et siis nad tegid ettepaneku mulle, nagu, et ma võiksin nagu olla nagu, et selline. Aga seetõttu mul jäi selline, ütleme, ma ei olnud planeerinud enda jaoks seda asja, et ütleme, ma üldse presidendiks hakkan, ütleme, kojas või sellist asja, et sellest selline planeerimise aeg jäi nagu suhteliselt nagu lühikeseks, nagu, et mis teha üldse nagu aasta jooksul, mis see võiks olla nagu. Aga see, et ma enda jaoks nagu võtsin sellise suuna, et kuna mulle tundus tol hetkel, et kojas on nagu suhteliselt selliseks nii-öelda küll üritanud projekti tehti väljapoole, palju tehti nagu, et seetõttu nagu selline 90ndate aastate hõng, mis ma luusid kuulunud olin, et see oli nagu pisut nagu seespoolt selline klubiline tegevus nagu kadunud oli nagu, et minu jaoks oli selline eesmärk või ütleme suund, et võiks nagu koja sissepoole teha ka, et inimesed nagu üksteist üles leiaksid kojas nagu, et ja siis sellest tulenevalt oli ka sellised üritusi, tegelikult oli seal nii paljugi oli, et oli vastlapäev näiteks oli, et ärifoorumid olid, käidi koos Kiikla lastekodus seal Talgutel ja viidi sinna arvuteid viidi. Sünnipäev toimus, siis kanuumatk oli, juunikuus vist nagu oli. Ja siis ka aastakonverents loomulikult, nagu, et meie enda oma, nagu, et tol aastal me sellised üle-eestilisi üritusi nagu otseselt nagu ei teinudki, nagu, et küll me planeerisime, et järgmine aasta võiks 2008 võiks siis teha nagu üritust, nagu, et selleks me siis nii-öelda valmistusime, et suvepäevad tahtsime teha 2008 planeerisime. Et sellega läksime välja siis nii-öelda JCI aastakonverentsi siis nagu, et. Tuli selgelt sissepoole. Kas klubiline tunne tuli tagasi? Kuidas sa hindad? Ma loodan vähemalt jah, niimoodi, et see tuli küll, nagu ma arvan. Ma loodan ise vähemalt, et kui siin ma saan aru, et Sikil ja Raili puhul ka nagu, et selline tegelikult nad sinnamaani kestis välja vähemalt see või oligi olemas selles mõttes see, et. Muidugi Rain ja vaata praegult meie koda. See teeb nagu südame rõõmsaks, et 2015 JC Estonia kuulutas ametlikult, et JC Toompea on tuhast tõusnud ja sai jälle parimaks kojaks. Et kõik see, mis meie teinud oleme, ongi see vili, mida praegult korjatakse. See kaasad eriti hästi. Twinnimine tuli juba jutuks siin, Raili võttis selle teema üles, et
kas, kuigi sinu aasta, nagu sa ütlesid, oli sissepoole aasta, kas twinning üritusi ka tehti, twinning kodadega läbi käidi? Isiklikult küll üheski osa ei võtnud üheski sellist üritusest ausalt öeldes, nagu et ei teinud, et too aasta ilmselt välja ei tulnud midagi. Ando vist käis kuskil seal, Kadi käisid Stockholmis nii-öelda suhted hoidmas nii-öelda. See oli siis Marienhamiga ja Stockholmiga? Stockholm jah, seal üritusel nagu, et eraldi üritust, mis me varem olime, Battle of Baltic, see twinning üritus, eraldi sellist asja me see aasta ei teinud, et varasemat aastat toimusid asjad nagu jah, tollel aastal nagu ei kuidagi kuskil kuidagi vajus ära kuidagi. Okei. Nii, Siki, minu sinu aasta? aastal ka ei olnud väga aktiivset twinnimist, võrreldes eriti sellega, mis varasemalt oli olnud. JCI Kotkaga suhteid sai hoitud küll, aga mingit ühist üritust ei olnud. Meil oli VP International oli Aleksandr Tšekutin ja tegelikult sellest nagu rahvusvahelisest suhtlusest, mis seal oli see, et ta hoidis suhteid välismaalastega, kes olid kojas. Ja ta tõlkis uudiskirju, saatis neile edasi inglisekeelseid. Ja ta hoidis nii-öelda sellist rahvusvahelist seltskonda üleval siin seespool. Ja Vene suursaartkonnas ma mäletan, me käisime koosolekul. See oli ka päris äge. Twinnimisega see ei ole otseselt seotud, aga sellise rahvusvaheliste suhetega. Ja... Väga kihvt. Praegu tulen su juurde pärast nende välismaalastega tagasi. Raili, räägi sina twinnimisest sinu aastal. No, minul on twinnimine hästi südamelähedane olnud. 2006, kui ma olin esimest korda JCI Toompea juhatuses, olingi VP International ja mina sain endale nagu perekonnasõbrad JCI Kotkast, Heli ja Jani Nükanen, kellega me oleme nagu ka perekonniti läbi käinud. Aga minu aastal oligi see, et mina mõtlesin välja sukse asja nagu twinski. Et võiks olla siis, et läheks enda kodalastega ja kutsuks sõpruskojad ka ja läheks suusareisile. Suusareisil käisime mitu aastat, aga twinningkojad päris kohale ei jõudnud, kuigi neil nagu tahe oli ja Heliga me vahepeal täitsa suhtlesime, et meil oli niimoodi nagu lapsed väsisid tal ära, et ta pidi nagu jõudma juba uude kohta. Aga nad olid mõtetes meiega ja meil oli üliäge suusalaager, nii et peaaegu saime nagu... Sellest oli teil suusalaager koos senatoritega, nagu ma aru sain. Oli, jah. Ja sealt sellest suusalaagrist, kus meil senaatorid olid, sai Priit ka nagu siukse tuule tiibadesse, et Priit ütles, ei, tema ei ole mingi president. Aga peale seda, kui Ants Kiviselg seletas tal ära, mismoodi ja kuidas asjad käivad, siis hakkas tal vaikselt huvi tekkima. Ja minu aastal 2012 oli VP International Olavi Eikla. Ja no Olaviga oligi see, et siis kuna tema oli Varssavis, siis käisime tihedalt temal külas ja sealt sündiski siis uus twinningkoda, et teistele me külla ei jõudnud, küll aga Braunschweigi eurokonverentsil saime me Kotka omadega ja Ahvenama omadega nagu kokku ja tegime ühise söömingu, et no kuidagi mingi mälestus Hispaania noormeestest, kellega me koos kuskil Lätis mingil üritusel käisime, kes osutusid mu kojakaaslasteks äkki. Javieri juures sai tehtud ju päris mitmeid üritusi ka Toompeal. Kojakoosolekuid ja... Jah, Javier oligi tegelikult, kes tõi meile ka selle hõngu nagu. Ja siis see üks välissenaator. Timo. Kas see Timo tuli ka Siki aastal vist? Jaa, sest meie aastal Timo aitas meil teha kojastrateegiat. Okei. Uut dokumenti kokku panna? Mitte lihtsalt dokumente kokku panna, asja mõte ikkagi oli seada sihte kaugemale. Nii. Nii et me alustasime minu aastal ja siis sealt edasi järgmisel aastal sai seda veel ka natuke edasi käidud. Midagi, kuhu ta siis lõpuks sai. Mina ei tahtnud strateegiat teha, mina tahtsin nautida protsessi. Ja kuna see minu protsessi nautimisse nagu ei läinud ja mul oli nagu kuidagi nagu nii siht silmade ees olemas, et meil on vaja uut põlvkonda, siis see strateegia tegemine tundus mu jaoks nagu aja raiskamine. Et oli vaja kähku agu anda ja noh, teadsid, kuhu sa pead nagu, kuhu suunas tulistama, siis ei olnud aega enam seda kirja panna. Ma saan aru, et Rain ütles, et sinu aastal sul oli eesmärk, et teha sissepoole, et tunda jälle üksteist.
Sina ütlesid, et sinu aastal sinu tähtis oli teha koos asju ja sina, et saaks teha Tallinna kodadega ja nüüd nagu selgus ka, et uut põlvkonda tuua majja. See oli prioriteet 1. Et oma strateegiline eesmärk oli teil kõigil nii-öelda siis, eks ole. Ja. Kui te nüüd vaatate tagasi oma presidendi aastat ja üldse võib-olla, et mis JCI-s teiega on juhtunud, siis kuidas te kirjeldaksite, mis te kojast saite, Rain? Enda jaoks just, mis sa said? Enda jaoks. Kindlasti selline energialaks nagu selles mõttes, nagu, et koda tegelikult oli täis nagu selliseid nagu energilisi rõõmsamised inimesi, nagu, et noh, sellise kontsentratsioon sellise rõõmsa ja energilise seltskonna üle oli päris suur, ütleme kojas, nagu, et võrreldes muu keskkonnaga, et või noh, töökeskkonna kasvi, nagu, et see andis kindlasti palju juurde, nagu, et nii-öelda upitas ennast küljest kõrgemale, nagu, et ma tean, et sinu leivanumber oli igal üldkogul rääkida üks lugu. Et kust see tuli või miks see sulle tähtis oli? Nagu ikka, et üks pilt räägib, on rohkem kui 1000 sõna, aga üks lugu räägib rohkem kui 10 000 sõna, eks ole, nagu, et noh, ma olen lugenud, olin pisikese raamatut parajasti, olin lugenud tol perioodil, nagu, et kus just sellised lühilood olid, nagu, et mõned nagu meeldisid ja meelde, nagu, et siis miks mitte ka jagada neid teistega. Nagu, et okay, et energia jagamine, võiks siis öelda, et selline positiivne selles mõttes, et eks selle oma õpetustiivad kindlasti sees seal, nagu, et väga hea. Ingelise, mis sina said kohast? Ja kuna seda alati küsitakse, siis ma mõtisklesin selle peale. Ma sain aru, et koda on mul andnud 3 hästi olulist asja. Kõige esimene asi on sõbrad. Et ka tänasel hetkel kõigi ma arvutasin kokku siin kiirelt näppude peale, et ma ikkagi 5 aastat juba ei ole enam kojas olnud. Siis sellegi poolest on kojast jäänud mulle inimesi, kes mul on väga tähtsad. Nagu südamele ja hingele lähedased inimesed. Et nad on kojast tulnud. Sõbrad, minu inimesed. Teine väga oluline asi on töö, sest läbi JCI treeninginstituudi sain ma teada, tundsin ära, et koolitamine on minu kutsumus. Ja tänasel hetkel ju see ongi mu põhitöö ja mu põhipanus inimkonna teenimisse. Ja 3. väga oluline asi oli armastus. Et siit ma sain endale armastuse ja elukaaslase, mis oli väga oluline sellel eluperioodil. Nii et kõige olulisemad asjad elus, ma arvan, need 3. Hästi tehtud. Kõvasti siit ikka nagu saanud. Tundub, et sai viploosi. Jackpoti, jah. Mis sina Ralli said? No, ütleme nii, et ega ma ei jäänud eriti alla Sikile. Tuletas meelde, siis ma vaatasin, kuule, mul ka samad asjad enam-vähem on ja. Et Siki jättis armastuse kõige lõppu, aga ma ütleks, et 2003 aasta korvpalliturniirilt sai mina endale mehe ja 2 last ka. Ja kui mina mõtlesin selle peale, mis ma olen saanud, siis tegelikult ma olen saanud nagu sükest enesekindlust ja eneseusku. Ja selle toel on ka täna sündinud minu enda firma. Et täpselt samamoodi, ma olen nagu selgroog on läinud tugevamaks ja ma olen julgenud teha suuremaid otsuseid, mida ma tundub, et võib-olla ilma kojata poleks nagu suutnud. Et just see, et sa saad siin katsetada ja siin ei ole mingit nagu kaotusvalu. Sa õpid sellest ja saad julgust juurde, et tegelikult ma saan sellega ju hakkama. Ja mulle on alati meeldinud siuke nagu jagamis- ja andmisrõõm on minu jaoks nagu suurem kui mingi saamisrõõm, et siin on seda jagamist ja andmist saanud nagu küllaga teha ja see teeb mulle alati rõõmu. Ja mina sain endale õdekese. Sina said venna. Mina sain venna, just. Ja, et mentorprogramm on lahe, eks ole. On. See on ka väga oluline, et sul on olemas see inimene, seks ikka tekib ju vahepeal nagu jookseb nagu rattalgi kett maha, et siis on oluline, kui sul on ikkagi olemas see inimene, kellele saad helistada ja natukene nõu pidada või rääkida oma mure ära
ja kuule, see ei ole ju mingi mure, see on sinu jaoks nagu uus väljakutse, selle teeme niimoodi ära, mina teeks niimoodi, ma ei tea, kuidas sina teed. Et sellest on nagu väga suur abi olnud. Võib-olla sulle ei ole Elmo tundunudki, et mis see on ja et käid korraks lõunal ära ja ka mina olen saanud sealt nagu siukse tuule tiibadesse, et suutsin nagu pool aastat lennata. Vahi. Okei. Kui nüüd kokkuvõtteks, siis ma küsin teilt ühe nõuande, mida tulevastele Toompea koja presidentidele kaasa anda teile, mis oleks tähtis teha või millele mõelda? Esimene, mis tuleb praegu mõttesse, on see, et julgeda olla iseenda moodi. Et tulla sellega, mis sinus on. Et mitte ilmtingimata kohanduda sellega, mis keskkond ootab või kuidas on varem tehtud, vaid julgeda teha täitsa oma moodi. Ja sealjuures, mis minu meelest on koja puhul oluline, on presidendina hoida fookuses seda, et me ei ole kellestki kõrgemal, me ei ole kellestki parem, vaid et me teeme seda kõike koos. See koos tegemine on minu meelest see, mida koda alati ootab. Et jah, sellised mõtted. Väga hea, aitäh. Raili, mis sina? Kui ma olin 2011 aastal Toompea koja EVP, siis meie mentor Eesti kojas oli Veiko Paalandi. Ja Veiko Paalandi ütles mulle, mis on presidendi ülesanne? Presidendi ülesanne on arendada koda. Ja see on minu meelest 100% õige, et loomulikult tuleb teha seda vastavalt enda südame hääle järgi, mida sina tahad teha, aga sul peab olema soov koda arendada ja sul peab olema soov presidendiks saada. Kui need kaks asja on olemas, et sa ise väga tahad seda ja sul on ka mõni hea mõte, kuidas võiks koda arendada, siis on see ainuõige koht. Ja loomulikult tuleb seda teha protsessi nautides. Ei ole mõtet punnida, täpselt nagu Sikki ütleski, et juleta teha seda, mida sa nagu ise tahad, sest et see on natuke teistmoodi, kui võib-olla kogukond ootab või kui on kuskil ette kirjutatud, vaid sa teed enda südame hääle järgi ja kui sina oled õnnelik, siis kogu see kamp on ka väga õnnelik. Et see oli täpselt, kui oli Varssavisse Olavile küllaminek. Mina ütlesin, mina tahan minna. Ütlesid, kes see tuleb sinna kaasa? Lõpuks oli niimoodi, et 10 inimest oli pundis. Kas see ongi see, kui sina tahad minna ja sina usud sellesse, et sellest tuleb äge asi, siis tulebki ja siis tulevad teised ka kaasa. Et see on nii lihtne. Endal peab see tahtmine olema. Ja, aitäh. Rain, mis nõu sina annad kaasa teile? Eks inimesi erinevaid, et mis nad sealt saavad või mis nad ei saa sealt presidendiks olles nagu, aga minu jaoks vähemalt oli see, et usalda neid oma meeskonnas olevaid inimesi, eks ole, et lase neil teha asju, mis nad tahavad teha, et ei pea otseselt neid nagu väga nagu nii-öelda kuskile suunama või. Et inimesed on aktiivsed, tublid, nagu teevad ikka hea asjad valmis. See on väga hea mõttekäik, absoluutselt, aitäh sulle. Katsun selle kokku ka võtta võib-olla kõik, mis te praegu siia nii-öelda teile kaasa andsite, et tehke koos ja usaldage seejuures seda oma meeskonda, et nad tegelikult saavad hakkama ja pidage siis silmas, et teil on ülesanne arendada koda, aga mitte teha seda punnitades, vaid nii, et oleks kõigil rõõmus ja pidage silmas ka iseenda kasu ja arendage ennast ka. Aitäh teile täna selle intervjuu eest ja loodan, et varsti kohtume jälle. Aitäh. Aitäh, Elo. Aitäh.